kell on 8:20 ja me oleme juba siin mammukese juures, kes täna Natalja võiks rohkem avata. Isi mammu kohvi. Jah. Mammu sigasid. Aga tegelikult meil tuleb Ait arst veel siit läbi ja siis me peaksime saama koju. Doktor vaatab nüüd Mari üle ja siis peaksime koju saama. Meile kõndisime nii palju, et tuulil ei ole kõige parem olla. Aga nüüd... Keegi liigub ratastooli võttu vaja, siis saab vahe. Jah. Ja õnneks lähme maale ka puhkama. Ma panen sulle neid marjad ka peale. Tule vaata, mis ilus pudel. Ta kindlasti on see asi jahtunud selle ajaga, isegi selle kaane all, sest kui mina siia tulin, siis... Nii ilus seemnetega pudel. Mis see doktor rääkis? Et seda peab puhastama iga päev, kord päevas mingi. Ja siis mingi retsepti asjad andis mulle. Seda on lihtsalt seda äärtset peab emme puhastama. Mari see kõhu täis. Jah? Väga täis. Ja emme sai ka süüa või saab süüa? Ja pudel on. Nii, kell on kohe 1. Me küsisime ennem, et kas me saaksime natuke hilisema check-out'i, et me kell 1 välja läheksime. Tõime mammu haiglast ära. Kui poisid käisid spaas, siis me magasime lihtsalt 2 tundi täiesti sügavat und. Minul on täielik hingelangus. Ilmselt mammu eduka operatsiooni ja üldse, et see kõik läbi on nüüd. Et kohe sõidame maale. Oleme esmaspäevani seal, mul on esmaspäeval juuksur. Paul peab hommikul minema kooli, sest et ta on ka saanud nüüd 2 täitsa vaba päeva kodustel põhjustel. Et lihtsalt kuna sealt Neemest ei ole mitte kuidagi võimalik hommikul kooli saada, kui keegi ei vea. Meil on küll võimalik korteris ka olla Tallinnas, aga lihtsalt Paul ei taha seal üksinda olla, et aru saada. Nii et saigi tänu meie Tartu tripile siis väikse puhkuse koolist, aga nii kaua kui õppeedukus on korras, nii kaua ma luban lastel vahel selliseid pausikesi. Ja mis nüüd edasi? Nüüd olemegi paar päeva oleme maal, katsume kuidagi ennast normaalse elulainele jälle saada. Veidikene jõulude valmistusi veel tegema, sest me ju teeme ikkagi blogmassit. Nii et nüüd käime apteegist läbi ja kudimõtka Indrekule. No nii, hakkame liikuma. Printsessid patjadel, aeg minna. Kuidas on, mamm? Halb. Kas ei ole seda tunnet nagu eile, et lähme kohe kooli? Tahaks ravimeid. Okei, emme tütreke, midagi ei ole öelda. Nii, aga selge. Issi, pups, püsti ja hakka minema. See püksi ja punuma. Issand, mis naljad. No, mis sa öelda mulle tahad? Kus see telefon oli nüüd? Telefon voodi peal. Voodi peal. Ühesõnaga, tulime toast välja. Margut telefoni tuppa ja mis te arvate, kes süüdi oli? Mis see jumal teeb? Mina läksin autosse, siis tuba vaadates korralikult üle ju. Või mis mõelda? See on nii hea, kui keegi on süüdi alati. Meie Tartu seiklus on nüüd läbi, lähme koju ja saame terveks. Pange hea muusika taustaks. Mis sööd, Paul? Piparkooki. Mis viib meid turvaliselt koju? No loogiline. Me jõudsime Põltsamaale ja tahtsime minna apteegist läbi. Kas te tulete selle peale, et laupäeval keset päeva ei ole apteek lahti? Aga pühapäeval on? Ei, ma ei ole üldse marus sellepärast, et... Mis pildi sa teed? Next. Nii, mis me lähme otsima? Praegu võtame sõõrikuid ja kas me lähme siis poodi ka? Poest Mari tahtis ja ananasimahla. Mul on ka midagi head. Mis... Ma tahaks jõule. On ju jõulud? Ma tahaks lund. Päris lund ei tule, aga sulant lund. Nii sõõrikud, mismoodi on soolased? Tavaliselt. Mulle ka siis üks. Soe või? Soe on see, jah. Võta mulle ka üks. Võtan. Nii, mismoodi me sööme selleks? Niimoodi, et ma nüüd suhu ja sööd. Okei. No, testing, kui ta on. No mis sa ootad? Ausalt öeldes ma ütleks, et nii hea, et ma võtaks veel. Võime võtta veel. Mine võta veel. Ma lähen poodi, võta veel.
meil on nüüd täna Mari Opile mingi huvitav lett, ehk siis otsime beebipüreesid. Neid ma ei ole küll vähemalt, ma ei tea. Kas sa köögiviljapüreed kanalihaga tahad? Ei, seda ta ei taha, võta ainult äid. Issid oli täpselt see lugu meelde, kui müüja ütles, et ta ei ole kunagi sihukest asja näinud, et enda vorsti otsast annate teisele kliendile, lubate proovida anda. Mul tuli see lugu meelde, kui ma kunagi käisin meie seal Olerexi tanklas, läksin kütuse eest maksma ja minu ees oli üks härra sihuke huvitava mantliga ja sihuke karvase mütsiga ja nägi huvitav välja. Siis see härra ütles, või tähendab härral oli müüjaga diskussioon, et tahab kaardiga maksta, aga et kaardi peal ei ole raha. Härra ütleb veel ise, et pidi ju olema, et pidi ju tulema, et kuidas ei ole, seal siis arutasid ja härra ütles, et aga ma tulen ju tagasi, käin Tallinnas ära ja siis maksan, see Jõelähtme bensukas on Tallinnast, sisuliselt 25 kilti, ja müüjas, mis te teete nalja, et teie auto ei liigu siit koha pealt, kui teil oli kütusest makstud, kütuse see arve oli mingi 48 €. Ma seisin selle järjekorras, olin seal, võib-olla 2 inimest oli vahel ja mõtlesin, et vabandage, et ma annan sellele, et härra, et ma annan teile see 50 €, siis härra ka samamoodi silmad suureks, nagu see müüja täna siin, et mismoodi te annate mulle selle 50 €, et niimoodi annategi mulle selle 50 €. Ma ütlesin, aga te toote ju mulle tagasi selle raha, et sellest ei ole midagi. Ja seal tegelikult juhtus veel see, et see härra, kui ta Tallinnas ära käis, me vahetasime numbreid, ta ütles, et andke mulle pole mu number. Ta helistas mulle, ma ütlesin, et mul ei ole aega kokku saada, et viige sinna samasse tanklasse tagasi. Ja ta viis selle ümbrikuga selle 50 € sinna tagasi. Ja ta sinna ümbriku sisse pani mulle 2 teatripiletit ka veel. Ja see oli, selle härra nimi oli tegelikult, issand, Tõn Lambi isa oli ta, Tepart äkki. Mul ei tule nüüd nimi meelde, sorry. Jah, teatriga seotud tegelane oli ta, mina teda nägupidi ei tundnud, aga hiljem siis sain teada, et ta oli selle Tõn Lambi isa, nii et Anu Lambi kunagine mees siis. Tepart, issand, sorry, minu selle harimatuse pärast, aga ma võin selle nime pärast välja sinna kirjutada. Nii, aga lähme vaatame kõigepealt meie tibud üle. Kas te panete tähele, et kell on 3? Ja siuke tunne on nagu kohe oleks öö. Lihtsalt nii pime aeg. No nii, lähme vaatame mu suure kanala üle. Kes sealt paistab juba lumi. No tšooki. Nad olid olnud täna tublikesed. Nad olid õues terve päeva ja võtsid eraldi. Gängid olid eraldi. Tšoo, kullakesed. Saate hakkama siin kõik, jah? Ja siin on siis gäng ülbikuid. Need on üpris ülbed. Jaapanlased hoiavad ka nendega kokku. Ja siis meie nupsikud. Ta ütles, Villul pidi olema selg. Ongi natukene, oi. Okei. Ma ei tea, kas keegi üldse on ilmateadet vaadanud, mis siin üldse lähiajal juhtuma hakkab. On mingit jõuluhelgust ja valgust ka tulemas. No, mis teed? Mis tegema hakkame? Ma lähen teen Marile pesa ära ja siis pakin asjad lahti. Mina hakkan tegema õige. Teile frikadellisuppi. Kõigepealt tuleb teha frikadelli jaoks, tuleb teha hakkliha. Ja siis mitu inimest on seda ingverinapsu retsepti küsinud. Siis võime selle ka sinna. See on praegu toob tervist meile. Ja. Nii et täna on siis frikadellisupp ja ingverinaps. Täpselt. Mari teeb sõbrannale unboxing ut oma rohtudest. Okei, midagi uut. No, mis on see? Mis on? Kell on 4 alles. Ei ole veel õhtusöögi aeg. Kuulge, mis me teeme teiega? Te olete siuksed nõustikud. Kas ma küsin, äkki saate pessu või? Lähete juuksurisse. Kohe uurin teile aja. Nii, kell on täpselt 4. Ma lõpetasin praegu kogu selle kraami lahtipakkimise. Toiduasjad panin ära. Ühesõnaga tegin kõik nii, et ma pärast ei koperdaksin kogu aeg enda sodi otsa. Vaadake, mis ülejäänud perekond teeb. Seal tudub Mari. Ma ei pane tuld põlema. Nojah, mis mul muud siis, eks lähen viskan ise ka pikali kuskile. Nüüd oleme kõik 2 tundi maganud. Saatsin Marko praegu kutsadega õue ja nüüd tuleb hakata ise ka süüa tegema. Mamma peab sööma midagi normaalset. No, kuidas sul kingitud vorst oli? Anna mulle seda ampsu. No, okei. Liiga värske, aga ta on okei. Ta on värske ja suitsuvorsti kohta, aga ta on hea. Ja teie jänese kausiga, palun vaata. Vaata, kas sa tahad? Palun. Nii meeldib, kuidas see prõksub. Nädalasest tegime Tallegis, siis
nüüd käisime Maximast, võtsime need ja Maximas teadupärast on Leedu omad. Külm vesi. See on praegu puhas puljong, jah? Ei no puhas puljong, see läheb ainult lihtsalt, et alati puljongid hakkabki keetma külma veega, eks. No, pussu, mis sa räägid? Süssu kallis. Joodusin. Säde ei kiusa süssut. Süssu tahab ka pai. Säde on nii armukade. Mis sa teed nalja? Ma tahan ju teha Kiisule ka pai. Lõpeta. Ma teen sulle ka pai ja kollisule. Ja lähed ajad kassi asju natuke õues, jah. Tule varsti tuppa tagasi. No, tahad minna, ei taha? Tahad, ei taha? Võtta aega muidugi. No, mis sa teed, ei tee? Otsusta ära nüüd. Süssu, mis sa teed? Kas sa lähed õue või ei lähe? Mammukesele tegema viinakompressi, sellepärast, et tal see käekene on valus. Natukene võib sealt augukese koha pealt kipitada. Nii. Nüüd ma suure suuga lubasin, et me täna loosime välja need eelmiste episoodide kommentaarid, aga ma lihtsalt näen, et sa täna ei jaksa, nii et teeme selle niimoodi, et sa oled ikkagi rõõmsamas tujus ja ma usun, et mitte keegi ei eelda, et sa pead midagi haige peaga tegema. See on ka nagu kips. Jah, see on küll. Pärast seda, kui sai selgeks palju selles Korea salatis suhkrut on, siis ma söön seda nagu maiustust. Mulle meeldivad kõik Aasia maitsed, sellised mõnusad vüürtsikad ja sellega seoses hakkan ma täna tegelema meie 2 reisi sisuga. Kõigepealt, mida me teeme Varssavis täpselt, sest et ma suure suuga lubasin, et me lähme mingit kultuuri nautima ja kui ma sellega mitu kuud tagasi tegelesin, siis oli kõik välja müüdud, mis ma esialgu plaanisin. Sinna see jäi, sellepärast et ega me mingisugused joodikud ei ole. Lisaks on siis meil Tai, kus ma lubasin ka natukene vaadata, et kuhu me läheme ja mingisuguse kava paika panema. Kunagi oli mu lemmiktegevus pukkida ja bronnida. Ma ei tea, enam ei ole üldse nii suur meelis. Aga räägi siis, mis süüa sulle endale kõige rohkem meeldib teha? Juuresoleval pildil on näha, et frikadellisuupi nagu nalja täis. Haklemasinale see suu on siin pisike, et siin pead seda tükeldama ette, et päris poolt siga sisse ei lükka sealt. Valge pipar või? Valge pipar. See on su lemmik. No, valget pipart sa paned ikka igale poole ohtralt. Soolpipar on sees, lööd segi ja kukud märja käega neid frikadele siia potti pilduma. No ega sa muud moodi ju, kuidas siis inimene teab, kuidas seda tehakse. Mina vaatasin näiteks väga üllatunult praegu seda lihakuhja ja mõtlesin, et kuidas see käib. Teen alati hästi vähese soolaga, sellepärast et meil kass saab selle kana siit endale, millest me oleme justkui lõviosa välja keetnud, aga kassil see ikkagi maitseb. Nüüd lööd niimoodi ja suutsti. Omakanad, emunad. Kuidas saab frikadell? Võtad teelusikatäie hakkliha. Natuke ta oleks võinud olla mul kuskil hanguda veel, vaata. Kuna me tahame ta ruttu saada, siis natuke ebamugav seda lihtsalt siin teha. Ja nüüd grande finale, jah? Ei, see veel on üks finaal puudu. Mis finaal puudu on? Siin on veel see puudu, et ma oleks see panni peale tahtnud. Nüüd tuleb see tuleb siit ära süüa, sest see on natuke palju sinu suht sisse. No selge. Ja peale paneme veel sellist värsket. Veel, kuule, tead, ühte asja saab öelda küll. Kuna meil on ikkagi jõuluootus ja vlogmas. See supp on jõuluvärvi. On loogiline. Nii, kõige esimene on Marile ja pane talle jahtuma. Ta sööb veidi hiljem. Ta ei tohi kuuma süüa. No näed, kui ilus. Kui lihapalle oli 3. 3 käib lihapalle. Siis teeme niimoodi, et frikadelle on ka 3. Super ilus nunnu. Aitäh, Mari rohkem ei tahagi ilmselt. Ja homme juba advent, nii et natuke rohkem jõuluteemasid ehk. Ja tšau praegu.